Tere kõigile elustiilisaade teiega koostave kolmes, mina olen Mark Anatoli Ein. Koostes Turiga me reisime kogu maailmas ja praegu me oleme Kreekas ja Rodosel. Täna me näeme kõige populaarsemaid ja ilusamaid kohti ja kindlasti naudime päikest ja luksuslikku puhkust. Alustame kohe praegu. Oleme Rodosel ja see on 5-staari hotell Sensido Port Royal Villas and Spa. Aga meiega koos on armas Sara. Hello and nice to meet you. Hi Mark, nice to meet you too. We welcome you and your team to Port Royal Villas and Spa and are very happy to have you with us today. Here throughout the hotel, the atmosphere is always very relaxed and luxurious. We will see 3 of our 13 room types. Then we are gonna talk about the spa and the other things what the guest can do here during their stay. And we are gonna talk about food. The hotel was first opened in 2009. And we did big renovation last winter where we renovated all our rooms, so everything is very fresh. And of course we take care every year, the gardens, the buildings, to keep it as you can see it now. The whole island offers so many things for everyone to do. And here where we are located, it's an ideal location because we are in the middle of the island. There's a short ride to Rhodestown, to Lindos or any other sightseeing places. We are actually here. So, let's go. Let's go and Thank see. you very much. Thank you. Sensido Port Royal 5 stars hotel, villas and spa. And now we are in junior suite. Yes, and this is actually the room where you're going to stay. But before this room, we have also, of course, other kinds of rooms, starting from our standard rooms, which are 32 square meters big, and many different kinds. The difference is with the location of the room, garden view, sea view, beachfront location. They can have a jacuzzi or a mini pool or a sharing pool. Then after that, we come to our suites with different sizes. They have balconies and some very special details that we will see now in a minute. Suite is 55 square meters. It has the private pool, it has the hot tub, and a private beachfront location. And ideally, also the hotel is for, as we are adults-only hotel, it's ideal for couples who come here to celebrate their love on their honeymoon, just for friends also to have some nice time together. We are here to make yours and our guests' dreams really come true. And there is something what I still didn't tell you. We have a presidential suite, which is 140 square meters. A lot of nice things inside, which we are going to see. I know that you have heart of the hotel, and that is the main swimming pool. Yes, our main pool is really famous. It's gone really viral on the Instagram, worth to see. We will go now there. I will tell you all about it and also other things what the guests can do here while they stay with us. Here right behind us is our main pool, the famous one. Few steps above it is a smaller one, a relaxed pool with its own little river. And behind the main pool, just few steps down, you will come to our own beach. All of these 3, they are also served by their own pool or beach bar. We have a tennis court and also a paddle court. You can also book maybe a session with our private trainer, with the yoga sessions, Pilates, aqua gym. There's a whole list of different kind of activities what you can do.
now we are on the spa. It's like for me beauty spa. We have the sauna, all the classical body treatments, massages, and everything you can imagine to treat your body from your head to the toe. Now it's the time to talk about food and gastronomic. Why it's so special? Well, here in Port Royal, it's so special because our head chef, his team, and our bar manager, they all have a Michelin background. You can enjoy the breakfast in our main restaurant with the buffet style, a really wide choice of anything you can imagine. Or you can order the breakfast in your room, enjoy it in your own privacy. Or maybe you want to surprise your partner and order a floating breakfast in your sharing pool. And now it's the time for the lunch. We are here now in our a la carte restaurant Armira for the lunch. The other choice would be again our main restaurant with the buffet. I'm getting ready for the dinner. Where I have to go? It's many different options here. Yes, again, the main restaurant would be a very nice choice. Then you can come here in the same space where we are now, which in the evening transforms to Italian restaurant La Pasteria with the really authentic Italian food. Special oven, wood oven for the pizzas, lots of Italian salads, pasta which can be also prepared right next to your table in a very special way. In the second floor we have our Kipus tapas and cocktail restaurant with a very special and unique food. For example, different kind of a sushi, finger food style, and amazing delicious cocktails. And that's therefore our famous main pool. It looks like literally like the sky would have, with its stars, would have fallen down to the pool, and you are really feeling like you are in the middle of the paradise. Why it's so important to visit Greece and especially Rhodos? I think everybody needs to experience the sun and the very famous Greek philoxenia hospitality. I would like to wish for all the Estonians to have the chance to visit Greece and Rhodos, and while in Rhodos, of course, to come to Port Royal to experience our Greek paradise. Cheers. Yamas. Elustiili saade jätkub, me oleme Rhodosel ja praegu meil on õhtusöök Yoda with us. Hello, good evening. Good evening. Oh, you know, I'm feeling like a chef, yeah, and I'm helping you tonight. So how you feel to be here? Tell me. I'm so happy I'm here from the Port Royal. And now we are cooking the pasta. How I can help you with that? Just you are cooking with me. Elustiili saade TV3-s jätkub, mida rohkem, seda parem. Aga praegu on meiega koostööstuuri esindaja ja meie personaalne giid Are. Tere, tšau! Tere, Mark Anatoli. Kuidas teil vahepeal läinud on? Me naudime puhkus ja kindlasti teeme veel tööd. Ma tean, et meid ootab suur programm. Loomulikult oleme välja valinud loomulikult parimad kohad, mida Rhodosel külastada ja kogu siinoleku vältel siis viin teid iga päev mõnda huvitavamasse kohta. Homseks oleme välja valinud siis loomulikult Lindose ja ühe kauni mägiküla Embona. Seega saame natukene kohalikku elu näha. Samuti tulemas veel siis Fileerimose mägi ja ei saa loomulikult ilma Rhodose vana linnata, mis on täielik pärl. On loomulikult võimalus siis privaatseid jahituure teha, et siis nautida Rhodose ilu näiteks mere pealt. Siis selle jaoks on meil võimalus minna sõitma siis pagidega ja mitte tavalisi sõiduteid või ikka natukene off-roadiga. Loomulikult on parim kohtuda enda reisi esindajaga siia saabudes ja siis leiame igale külalisele temale sobiva variandi, kuidas seda imelist saart siis avastada. Rhodosel on tõesti igale eale ja igale reisijale variandid olemas, mida teha, mida näha, kuidas ja kuhu. Et alati leiab iga inimene siit Rhodoselt endale meelepärase. Me alustame meie ekskursiooni ja järgmine peatus on Lindos.
Mida rohkem, seda parem. Meie reis Roodosel koostes tuuriga jätkub ja see pole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Stiilisaade jätkub TV3-s. Praegu me oleme Eestis Tallinnas Lotsi 3A, kus asub meie lemmik Glance Glamour. Aga praegu on meiega koos glamuuri asutaja ja meie kuninganna Eve. Tšau! Tšau! Tere kõigile! Varsti juba uus hooaeg. Kas glamuur on ka valmis? Jaa, meie oleme täiega valmis. Ja meil on mitmed uued brändid sügiseks ja olemasolevatel brändidel on väga palju uut ja sügis, talv on juba valmis. Ma tean, et siin glamuuris on nii palju erinevad brände ja kollektsioone. Näiteks ühest minu lemmikust Amen. Amen on uus bränd meil Itaaliast ja ta on vahva selle poolest, et on nii palju erinevaid sümboleid ja selliseid tähendusega ehteid, mida tegelikult meie Skandinaavia naine tahaks kasutada, et see kollektsioon on väga suur, ta kasutab hõbedat ja kive ja on loodud ka meestele kollektsioon ja väikene alakollektsioon, mille nimi on Emotion. Ja see on tõeliselt eriline. Need ehted, mida siis Amen Emotion pakub, on täiesti pöörane. Et see on selline ehe, kuhu sa saad salvestada oma emotsiooni. Ja see pole veel kõik. Ühest minu lemmikust on meie lemmik Itaalia bränd Tisento Milano. Tisento Milano on muidugi aegumatu ja see uus kollektsioon, mis on talveks tehtud, on tõeliselt selline järgides moodi, minimalistlik, ka samamoodi Skandinaavia Eesti naisele tüdrukule loodud. Ta on pisike, väike, ei ole väga erilisi vorme ega suuri värve. Et ta on väga-väga kantav ja kombineeritav olemasolevate ehetega. Et tõeliselt hästi koostatud kollektsioon. Saab väga hästi, et mõlemad on sellised hea maitsega, hea stiilijoonega tehtud ehted ja vägagi kombineeritavad. Et meie soosime just seda, et te kombineeriksite oma erinevaid ehteid erinevatest brändidest. Tahaks teada sinu moesoovid kogu Eestile. Ma soovin, et oleksite glamuursed meiega. Tulge meile külla uude Lootsi 3A salongi või kui te tulla ei saa, et siis olge meiega koos glamour.ee ja me oleme toonud teile kõige ägedamad ja ilusamad ehted. Ja mida rohkem, seda parem. Olge meiega koos TV3-s.
Päike paistab ja elustiilisaade jätkub. Oleme Rodosel ja meie ekskursioon algab just praegu koostesturiga. Jah, meie esimeseks peatuseks, nagu lubatud, on Lindos ja oleme hetkel siis panoramvaate kohas, kus kohast avaneb ilmselgelt kõige parem vaade sellele imelisele külale. Lisaks Lindose imelistele looklevatele tänavatele on meil jätkuks siis plaan minna Embona külla ja seal siis proovida erinevaid kohalikke maitseid. Koostesturiga praegu me oleme juba Lindose külas. Just enda tuntud väikeste tänavate, valgete majade ja suurepärase atmosfääri poolest on Lindose küla kindlasti koht, mida tasub külastada. Aga mis siin saab leida? Ma näen nii palju ilusad väiksed kohvikud ja restoranid. Peamiselt leiab siin just täpselt selliseid häid kõrgklassi restorane, samuti imelisi kokteilibaare ja ka väikseid niisama kohvikuid ja suveniiripoode. Ajalooliselt on Lindos ikkagi väga vana, umbes selline 11 sajandit enne Kristust asustatud ja tasapisi aeg-ajalt siis järk-järgult kasvanud ja arenenud ja nüüdseks on ta siis selline väga suur turismimagnet saanud. Elustiilisaade jätkub, me oleme Kreekas ja Rodosel, aga praegu koos instrumentaariumiga vaatame ja räägime, millised on päikeseprillid ja prilliraamed on sellel hooajal moes. Ja nüüd jagan peamisi trende ja tendentse, mis on alati moes. Nagu te teate, trendid muutuvad, aga klassikaline suund on alati moes. Massiivse kujuga plastikklassidega ja tumedavad päikeseprillid. See on ideaalne valik reisimiseks. Päikeseprillid on uuel hooajal muutuvad väga nurgeliseks. Raamid nii õhukest plastikus ja päikesekiiri täielikult tikestades. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. Geomeetriamängud jäävad alati üheks trendiks. Ärge unustage, et instrumentaariumi esinduses aitavad stilistid ja optometristid valida just teie näole ja välimusele sobivad raamid. Uus hooaeg, need on ärksad värvid nii igaks päevaks kui reisidele. Valige erinevate maailma brändide prillid erineva värviga. Kokkuvõtteks on moes ärksad värvid, kindlasti geomeetriline mäng ja mida rohkem, seda parem, kui me räägime prilliraamidest ja päikeseprillidest. Ja kindlasti meie reis koostesturiga instrumentaariumiga jätkub. Praegu me oleme mere ääres. Jah, tegime väikese rannapausi, et siin küla vahel võib minna palavaks ja siis on loomulikult parim võimalus siin Lindose ilusas liivarannas ennast natukene jahutada. Meid ootamas nüüd järgmiseks siis Embona küla enda imeliste maitsetega. Me täna proovime ja maitseme. Meil on ette anda siis palju erinevaid eelroogasid ehk siis meseesid, näiteks klassikalised dolmadesed, lihapallid, pitaruudia, mis on Rodose selline kohalik delikatess, samuti tšatšiki, ilma milleta ei saa ja ka valik pearoogasid, nagu näiteks klassikaline moussaka, siis sealihavarras, kanavarras ehk siis suvlaki ja samuti ka siis kohalik suurepärane lammas. Ja praegu meil selline koht nimega Savvas, kes meie eest väga hästi hoolitseb. Head isu! Kalioreksi!
praegu me oleme Fileerimuse mäel. Just, et Fileerimuse mägi samamoodi nagu ka Lindos on üks antiiksemaid asulaid siin Roodosel ja samuti suurepärased vaated ja väga ilus koht, mida tasub külastada. No siin on uskumatu vaade ja kõrgus umbes 315 meetrit. Pluss miinus umbes sinna 300 meetri kanti ta jääb, aga arvatavasti Suur Munamägi on ikkagi kõrge. Aga miks on see koht on täitsa populaarne? Sest et lisaks ajaloole on siin, nagu öeldud, suurepärased vaated, ta on väga looduslik koht samuti ja siin kohtab selliseid loomasid, mida võib-olla iga päev ei näe. See rist, mis on siin kindlasti üks selline põhitõmbenumber, on siis itaallaste poolt ehitatud ja teisel maailmasõjal siis hävinenud ja siis uuesti kreeklaste poolt üles ehitatud, sest see on väga sümboolse sellise tähendusega siin. Looduslikke kohti on siin väga palju Roodosel loomulikult ja Fileerimuse mägi on üks selline väga kena koht, mida saab külastada siis autoga, aga ka aktiivsematel inimestel on võimalik siia mäe otsa täitsa siis matkata ja siin näiteks kena piknik pidada. See on väga romantiline koht, samuti populaarne pulmasihtkoht ja väga kaunis päikeseloojang samuti. Meid ootab siis privaatne purjejaht ja seal siis külastame kaunemaid Roodose lahesoppe ja laseme ennast siis mere peal poputada. Aga meie luksuslik puhkus koos testuuriga jätkub ja praegu meid ootab merekruiis. Just oleme siin Lindose ümbruses Navarone Bays ja on võimalus siin siis nautida snorgeldamist, ujumist, päikese võtmist ja loomulikult imelisi vaateid. On võimalik loomulikult külastada meie imelist naabersaart Simi, kus kohas on siis fantastiline värviline arhitektuur ja suurepärased mereannid ja loomulikult rikkaliku ajaluguga. Aga merikruiis on tõeline pärl. No loomulikult Vahemeri ja Egeuse meri enda siniste toonidega, see on see põhiline asi, miks inimesed soovivad mere peale minna, aga loomulikult ka, et näha ja kogeda siis ka erinevaid võimalusi, siis, mida meie partnerid pakuvad ja saab vahepeal maa pealt minema. Aga praegu naudime meie puhkus ja merereisi. Järgmine peatus on Roodose vanalinn. Ja vanalinnas kindlasti kogu see kaunis keskaegne temaatika, peameistri palee ja basaari tüüpi tänavad, et see on selline koht, mida inimesi meeletult võlub ja jäädaksegi uuesti tulema. Roodose vanalinn, selles mõttes on väga vana, et see on ikkagi tegelikult antiikajast, aga iga ajastu, iga periood on sinna midagi juurde lisanud. Seega see on selline kombo paljudest erinevatest ajaloolistest hetkedest ja 100% külastust väärt. Aga tahaks rohkem ekstriimi. Ja loomulikult meil siin kirsiks tordil puhkusele on loomulikult siis bagituur ja lähme otsime kohalikud off-road teed üles ja lähme natukene saame adrenaliinipauguga ikka kätte. Seda me just tahame kohe praegu. Praegu on täieline ekstriim. Me oleme Roodosel koos testuuriga. Me oleme praegu lennujaama lähedal Maritsa küla piirkonnas ja see on selline väga off-road piirkond, ideaalne selliseks bagituuriks. Kas testuur abistab selle tuuriga? Absoluutselt, et see on üks populaarne ettevõtmine siin nii nooremate kui vanemate seas ja kindlasti julgen soovitada, et kindlasti teistel selline vihmaga sõit välja ei pruugi tulla. No vihm sajab, meil on suurepärane tunne elustiili saatega. Sinu soovid kogu Eestile? Minu soovid kõigile, et tulge Päikesesaarele puhkama ja nautige enda siin puhkust siis koos testuuriga.
mida rohkem, seda parem. Me oleme Rodosel, aga see on kõik, mis me saime teile täna näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal TV3 Elustiili saates.